Venemaa president Vladimir Putin näeb, kuidas tema kõige hullem õudusunenägu ellu ärkab. Kuna tema sõda Ukrainaga on muutunud täielikuks katastroofiks, mille käigus on kaotatud hulgaliselt sõdureid ja varustust, on hakanud lagunema ka tema hoolikalt üles ehitatud maine. Endine KGB ohvitser ei ärata enam sellist hirmu ja austust nagu varem ning Putini paranoia kasvab, kuna isegi tema kõige lojaalsemad liitlased hakkavad tema vastu pöörduma. Nüüd teatavad isegi Vene ajakirjanikud, et president kardab üha enam, et ta kas tõugatakse võimult või tapetakse. Ja võib oma võimu säilitamiseks kasutada üha drastilisemaid ja kahjulikumaid meetmeid, viies Venemaa sellega tagasi pimedasse keskaega. Et täpselt mõista, mida Putin võib olla plaaninud, peame esmalt ajas kaugele tagasi minema. Tagasi 16. sajandisse tsaari Ivan IV ehk Ivan Julma aega, kes valitses Venemaad aastatel 1547 kuni oma surmani 1584. Ivan oli sügavalt paranoiline ja ettearvamatu valitseja. Tema valitsemise algusaastad olid suhteliselt stabiilsed, kuid pärast 10 aastat troonil juhtus 2 elumuutvat sündmust, mis muutsid tema maailmavaadet ja käitumist igaveseks. Esimene neist sündmustest leidis aset 1560 aastal, kui Ivani armastatud naine Anastasia suri. Kuigi tol ajal polnud selle kohta tõendeid, kahtlustas Ivan tugevalt, et tema vaenlased olid Anastasia mürgitanud. Aastaid hiljem uurisid teadlased tegelikult tsaarinna luid ja leidsid neis ebatavaliselt kõrge elavhõbeda taseme, mis viitab sellele, et Ivani paranoia ei pruukinud olla asjatu. Mõni aasta hiljem, 1564 aastal, reetis Ivani üks tema lähedasemaid sõpru, vürst Kurbõski. 1558 aastal alustas Ivan halvasti läbimõeldud katset vallutada Läänemere-äärne Liivimaa ala. Kurbõski aitas teda alguses, kuid pärast tülitsemist tsaariga ja repressioonide kartuses läks ta üle Leedu poolele ning juhtis lõpuks ühise Poola-Leedu armee Vene vägede vastu, põhjustades Ivanile ränga ja alandava sõjalise kaotuse. Nende sündmuste mõju jättis Ivani psüühikale sügava jälje. Ta lahkus Moskvast ja sõitis põhja poole Aleksandrovi linna, kus ta kirjutas kirja, milles teatas oma kavatsusest troonist loobuda. Kui taadlikest ja vaimulikest koosnev õukond, kelle Ivan oli jätnud võimu juurde, ei suutnud tema äraolekul tõhusalt valitseda ning palusid tal oma otsust ümber mõelda. Ta nõustus, kuid ühe väga olulise tingimusega. Talle tuleb anda absoluutne võim, sealhulgas õigus konfiskeerida maad kõigilt, kes teda reetsid ja hukata kõik, keda ta riigi reetmises kahtlustas. Õukond oli meeleheitel, seega nõustus ta Ivani tingimustega. Nii algas Opričnina, sünge ja õudne periood Venemaa ajaloos, mil Ivani kaasasündinud hirm ja paranoia pääsesid täielikult valla. See hõlmas Venemaa jagamist 2 halduspiirkonnaks, millest ühte, Opričninat, valitses täielikult Ivan nii, nagu ta ise soovis, samal ajal kui teist juhtisid aadlikud. Et kindlustada oma kontrolli Opričnina üle, andis Ivan käsu moodustada Venemaa esimene salapolitsei, mida tunti Opričnikitena, 6000 mehe suurune eraarmee, mis sisuliselt tegutses Ivani isiklike ihukaitsjate ja jõustajatena. Mustadesse riietatud ja täieliku voli saanud piinata või tappa igaüht, kes isegi ainult valesti Ivanil otsa vaatas, teenisid need salapolitseinikud peagi hirmuäratava maine. Nii et kohalikud põgenesid sõna otseses mõttes oma kodudest, kui kuulsid, et Opričnikid on piirkonnas. Põhjus on lihtne. Opričnikid olid uskumatult julmad. Mõned nende lemmik hukkamismeetodid olid inimeste elusalt keetmine, vaiadele torkamine või hobustabil tükkideks rebimine. Salapolitseinikud ratsutasid isegi kuulsalt ringi sadulate külge kinnitatud mahalõigatud koerapead, mis sümboliseerisid nende kohustust reetmist kõikjal üles leida ja hävitada. Lõpuks soovis Ivan oma võimu veelgi laiendada, ületades Opričnina seniseid piire ja jõudes riigi teise suurima linna, Novgorodi. Ta oli veendunud, et linnajuhid ja mõjukamad kodanikud sepitsevad tema vastu vandenõu, mistõttu andis ta 1570 aastal käsu Novgorodi veriseks piiramiseks. Vaimulikke koguti kokku ja peksti surnuks, samal ajal kui usulisi hooneid, nagu kirikud ja kloostrid, rüüstati. Kaupmehi, aadlikke ja teisi ametnikke piinati ja tapeti samuti õõvastavatel viisidel ning isegi nende naistele ja lastele ei halastatud. Paljud neist koguti kokku ja visati lähedal asuvasse jõkke. Kogu see jõhkrus ja verevalamine sai alguse ühe mehe hirmudest ja ebakindlusest. Kui tulla tänapäeva, on minevikukajad selgelt näha.
Vladimir Putin ei pruugi ametlikult olla tsaar ega keiser, kuid ta on kindlasti varemgi käitunud nagu üks neist. Ta on korduvalt eiranud ja ümber kirjutanud Venemaa seadusi ning isegi riigi põhiseadust, et jääda võimule aasta-aastalt. Ta on näidanud sama halastamatust nagu Ivan Julm, andes käsu naaberriigi sissetungiks ning nüüd hakkab tal ilmnema ka samasuguseid neuroose, mis andsid Ivanile tema hirmuäratava hüüdnime. Selle taga on 3 peamist põhjust. Esiteks ja kõige ilmsemalt läheb sõda Venemaa jaoks uskumatult halvasti. Viimased hinnangud näitavad, et Venemaa on Ukrainas kandnud üle 1 miljoni kaotuse, sealhulgas 100 000 hukkunuid. Riik on kaotanud ka jahmatava hulga varustust, alates tankidest ja jalaväe lahingumasinatest kuni kallite õhutõrjesüsteemide ja tipptasemel radariteni. Iga mööduva kuuga ilmub üha rohkem teateid Kremlile alluvate vägede laastavatest kaotustest, kusjuures lisandub sõna otseses mõttes 10 000 uusi kaotusi. See ei pruugikski nii palju tähendada, kui riik suudaks tegelikult saavutada olulisi edusamme lahinguväljal, vallutada tähtsaid linnu ja asulaid, purustada Ukraina kaitseliinid ning liikuda edasi selge ja vältimatu võidu suunas. Aga ka seda ei juhtu. Selle asemel on Venemaa edasiliikumise tempo paljudes rindepiirkondades märgatavalt aeglustunud ning tuhanded sõdurid kaotavad elu vaid kõige väiksemate maatükkide pärast. Mõnes piirkonnas on Ukraina vägedel isegi õnnestunud aeglaselt olukorda enda kasuks pöörata, tagasi vallutada kaotatud alasid ja venelasi tagasi suruda. Selle tulemusena on Venemaa kaotuste määr lõpuks hakanud ületama värbamise määra ning riigil on üha raskem tuua piisavalt uusi sõdureid, et oma ridu täiendada. Teisisõnu, Venemaa armee enam ei kasva, vaid kahaneb ja see tähendab täielikku läbikukkumist kogu selle eest vastutava mehe, Putini jaoks. Teine suur probleem on majanduslik. Venemaa sõda Ukrainaga pidi olema läbi vaid mõne nädalaga. Moskva vägedelt oodati, et nad tormavad üle Ukraina kaitseliinide ja heiskavad Venemaa lipu Kiievi tänavatel ilma suurema vaevata. Operatsioon oleks siiski maksnud raha, kuid oleks pikaajaliselt võinud tuua palju rohkem tulu, kui Venemaa oleks hakanud oma uutes vallutatud alades ressursse kasutama. See ei juhtunud. Selle asemel on sõda kestnud juba mitu aastat ning Kreml on sunnitud kulutama miljardeid dollareid selle jätkamiseks. See on kaotanud arvutamatu hulga tulu sanktsioonide tõttu ning seisab silmitsi süveneva tööjõukriisiga, millele lisandub kuni 1 miljoni intelligentse ja oskusliku venelase lahkumine riigist ja uue elu alustamine mujal. Riigi rahaline koormus on sõja edenedes ainult kasvanud. Venemaa peab mitte ainult rohkem kulutama droonide tootmisele ja värbamise üüratute kulude katmisele, aga kannatab ka otseseid majanduslikke lööke Ukraina droonirünnakute näol oma kõige väärtuslikumale taristule, naftatöötlemistehastele, torujuhtmetele, sadamatele ja ladustamisrajatistele. Need rünnakud on muutunud sagedasemaks ja mõjusamaks, kuna Ukraina kodumaine kaitsetööstus on tugevnenud, põhjustades vastasele veelgi suuremaid kaotusi. See on kõige otsesemalt mõjutanud Vene avalikkust, kus elanikkond on pidanud taluma elukvaliteedi järsku langust ning kulutama suure osa oma nappidest sissetulekutest näiteks autokütusele ja toidule oma perede jaoks. Lõpuks on 3. suur põhjus, miks Putin paanitseb, see, et see sõda on purustanud müüdi Vene pädevusest ja üleolekust, mida ta ise nii palju vaeva nägi luua. Aastaid ehitasid Putin ja tema lähimad liitlased Venemaa mainet ühe maailma tugevaima riigina, millel on USA järel teine võimsaim sõjavägi ning peaaegu kujuteldamatu võim ja mõju. Isegi suhteliselt tugevad riigid hakkasid kartma Vene ohtu, mis viis sageli selleni, et nad tegid täpselt seda, mida Kreml soovis. Paljud riigid sõltusid tugevalt Venemaast ka oma enda kaitsevõime tagamisel, arendades suhteid Putiniga ning investeerides palju Vene või Nõukogude tankidesse, sõidukitesse, lennukitesse ja kaitsesüsteemidesse. Seetõttu arvasidki nii paljud analüütikud sõja alguses, et Vene võit on vältimatu ja Kremlile alluv sõjamasin pühib halastamatult üle Ukraina. Selle asemel on see masin muutunud tossavaks frakiks, mis töötab sama tõhusalt nagu 50-aastane traktor. Venemaa parimad tankid on muutunud suitsevateks vrakkideks. Selle õhuvägi ei suutnud kunagi saavutada ülekaalu, hoolimata sellest, et alustas sõda tohutu eelisega ja selle niinimetatud maailma parim armee ei ole ikka ja jälle suutnud saavutada peaaegu ühtegi oma seatud eesmärki. Selle tulemusena on Kreml kaotanud oma hirmuteguri ja inimesed ei vaata enam Moskvat ega Putinit samamoodi nagu varem.
Enne kui me süveneme sellesse, mida see kõik tähendab, siis kui selline analüüs sind huvitab, siis kindlasti telli sõjasaade. Me teeme selliseid ülevaateid igal nädalal. Sõja varajases staadiumis Ukraina vastu järgnesid Vene ametnikud enamasti ametlikule joonele ega kritiseerinud avalikult Kremli otsuseid ega juhtinud tähelepanu Putini võimalikule läbikukkumisele. Aasa jooksul on olukord aga märkimisväärselt muutunud. Üha rohkem kõrgeid sõjaväelasi ja Moskva eliiti on hakanud oma rahulolematust erinevatel viisidel välja näitama. Kõige dramaatilisemaks näiteks oli Wagneri grupi mäss, kus üks Putini lähedasemaid usaldusaluseid, Jevgeni Prigožin, pöördus tema vastu ja juhtis isegi lühiajalist marssi Moskva suunas. Prigožin maksis selle eest lõpuks oma eluga, hukkudes peagi pärast seda väga kahtlastes oludes lennuõnnetuses. Keegi ei taha saada järgmiseks Prigožiniks ning pole olnud ühtegi teist kõrgetasemelist katset Putin oma positsioonilt kõrvaldada. Samal ajal on presidendi võim üsna selgelt vähenenud. Venemaa äärmuslikud rahvuslased, kes kunagi teda jumaldasid, on nimetanud teda argpüksiks ja kutsunud teda tagasi astuma. Tema toetusreiting Venemaa avalikkuse seas on langenud kõigi aegade madalaimale tasemele ning üha enam levivad kuulujutud, et isegi jõukad oligarhid ja lojaalsed liitlased, kes on seni vaikselt toetanud, hakkavad oma piiridele jõudma. Vladimir Putin on sellest teadlik ja nagu Ivan Julm on ta hakanud oma enda paranoia ohvriks langema. Esimesi märke sellest nägime 2024 aasta lõpus ja kogu 2025 aasta jooksul, kui president viis läbi Stalini stiilis puhastuse, kõrvaldades suure hulga Vene kindraleid, kõrgeid ohvitsere, ministreid ja teisi eliidiliikmeid. Paljusid süüdistati korruptsioonis ja nad arreteeriti, samal ajal kui teised sunniti vaikselt pensionile või kadusid lihtsalt kummalistel asjaoludel avalikust elust. Mõned, nagu endine transpordiminister Roman Starovoit, leiti isegi surnuna. Kogu see episood andis erakordse sissevaate presidendi häiritud meeleseisundisse, kui ta süstemaatiliselt eemaldas kogenud ja kunagi usaldatud inimesi võimupositsioonidelt, asendades neid sageli inimestega, keda peeti vähem pädevaks, kuid lojaalsemaks. Ja tegelikult ei paista see olevat Putini paanikat eriti leevendanud, sest 2026 aasta mai raportis selgus, et president kardab aktiivselt, et ta võidakse igal hetkel tappa või võimult eemaldada. Raporti koostas nimetamata Euroopa Liidu riik ning see avaldati 4. mail sõltumatus Vene uurivas ajakirjandusportaalis Important Stories. Selles öeldakse, et Kreml on alates 2026. aasta märtsist olnud suurenenud ärevusseisundis ning Putin ise on üha enam mures, et tema vastu vandenõusid sepistatakse. Täpsemalt öeldes on president väidetavalt mures sellepärast, et Moskva poliitilise eliidi liikmete nimel võidakse tema tapmiseks kasutada droone. Otsese tagajärjena on Föderaalne julgestusteenistus FSO, mis vastutab presidendi ja teiste riigiametnike kaitsmise eest, saanud käsu Putini turvameetmeid oluliselt tugevdada. Näiteks peavad kõik presidendi administratsiooni külastajad nüüd läbima 2 kontrollitaset, sealhulgas täieliku läbivaatuse FSO töötajate poolt. Väidetavalt külastab Putin nüüd ka vähem kohti ning ei tema ega tema lähimad tereliikmed viibi enam oma tavapärastes elukohtades Moskva piirkonnas ega Valdais. Aruande kohaselt veedab Putin nüüd suure osa ajast tugevdatud punkrites varjudes ning Vene meedia kasutab eelnevalt salvestatud videoid, et jätta mulje, nagu ta liiguks ringi rohkem, kui ta tegelikult teeb. Lisaks katkestatakse teatud Moskva piirkondades perioodiliselt sidevõrke ning Putin ei kavatse 2026 aastal külastada ühtegi sõjalise infrastruktuuri objekti, kuigi ta külastas mitmeid selliseid kohti 2025 aastal. FSO kontrollib ja koordineerib ka kogu presidendiga seotud teavet ja meediaväljaandeid, määrates sisuliselt ära, mida meedia võib tema kohta öelda ja mida mitte. Lisaks kõigele sellele ei tohi valitsusametnikud ja töötajad, kes töötavad Putini läheduses, tema juuresolekul kasutada oma mobiiltelefone ega pääseda internetti. Samuti on neil keelatud kasutada ühistransporti ning nad peavad liikumiseks täielikult tuginema FSO transpordile. Mõnel, näiteks Putini isiklikel kokkadel, fotograafidel ja turvameestel on isegi nende enda kodudesse paigaldatud jälgimissüsteemid, et FSO agendid saaksid neil silma peal hoida ja veenduda, et nad ei pea presidendi vastu vandenõu. Sajandid on möödunud Ivan Julma aegadest, kuid paljud tema valitsemise tunnused on taas nähtavad Putini puhul. Nad ei pruugi olla nii avalikult jõhkrad või verejanulised, kuid FSO tegutseb sisuliselt nagu tänapäevased opriičnikud, kaitstes Putinit iga hinna eest ja otsides võimalikke reetmise või vandenõumärke tema vastu.
ja nad võivad olla leidnud oma esimese mõjuka süüdlase, endise kaitseministri Sergei Shoigu. Aruanne märgib, et Shoigu, kes töötab praegu Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu sekretärina, omab endiselt suurt mõju sõjaväe juhtkonna seas ja teda on seostatud võimaliku riigipöördega. See võib osaliselt selgitada, miks Shoigu endine esimene asetäitja Ruslan Salikov arreteeriti märtsi alguses, mis nõrgestas kaudselt Shoigu positsiooni. Mõned eksperdid usuvad, et just tema võib olla järgmine, keda süüdistatakse ja puhastatakse. Samal ajal on Putin andnud korralduse FSO-l tugevdada kaitset 10 kõrge auastmega Vene kindralile, keda peetakse tema kõige lojaalsemateks liitlasteks. Nende hulka kuuluvad kindralstaabi ülema esimene asetäitja, kindralpolkovnik Nikolai Bogdanovski ja kindralstaabi ülema asetäitja, kindralpolkovnik Sergei Istakov. Lühidalt öeldes, kuigi presidendil näib olevat väike usaldusring, on ta üha ettevaatlikum kõigi suhtes, kes sellesse ringi ei kuulu ning tal pole erilisi kõhklusi süüdistada ja karistada kõiki, kes võivad ilmutada isegi vähimatki eriarvamuse märki. Kui ta jätkab sellel teel, väidavad mõned analüütikud, et Vladimir Putin võib kaasa tuua 21. sajandi opričnina, mis võib lõpuks tähendada tema võimuaja lõppu ja võib-olla isegi tema elu lõppu. Üks neist ekspertidest on Roman Annin, uuriv ajakirjanik ja väljaande Important Stories asutaja. Ta väidab, et sõda on sisenemas uude faasi, mitte rindel, vaid Vene julgeolekuaparaadi klannide vahel, kes võitlevad nõrgeneva diktaatori trooni pärast. Tulevikku vaadates pakub Annin välja 2 võimalikku stsenaariumi, mis võivad kattuda ja isegi samaaegselt aset leida. Esimene stsenaarium on see, et Putin annab jätkuvalt rohkem võimu oma FSO jõustajatele ning rahvuskaardile, kes võivad areneda Vene vasteteks Iraani islami revolutsioonilise kaardiväekorpusele IRGC, kelle ülesandeks saab Annini sõnul enneolematu Venemaa ühiskonna mahasurumine, et takistada võimalikke vandenõusid, salaplaane või ülestõuse. Teiseks stsenaariumiks, mida Annin ette näeb, on uus segaduste aeg. See oli nimetus poliitilisele ja sotsiaalsele kriisiperioodile Venemaal, mis algas 16. sajandi lõpus ja jätkus 17. sajandi alguses. See periood hõlmas poliitilist anarhiat, kodusõda, välisriikide sissetungi ja näljahäda ning paljud ajaloolased väidavad, et see oli Ivan Julma või opričnina poliitika otsene tagajärg. Nad kardavad, et ajalugu võib korduda, kuna Putin muutub üha meeleheitlikumaks ja paranoilisemaks ega peatu millegi ees, et säilitada kontroll riigi üle. Kõik märgid on olemas. Putin ei kõrvalda mitte ainult ametnikke ja koondab enda ümber kõige lojaalsemad jõud, vaid on ka oluliselt laiendanud föderaalse julgeolekuteenistuse ehk FSB, tänapäeva nõukogudeaegse KGB ekvivalendi võimu. Samal ajal, kuigi tänavatel pole veel registreeritud ühtegi hukkamist, on Putini käsilased hakanud arreteerima ja piinama süütuid tsiviilisikuid. Näiteks 2026 aasta veebruaris ilmusid teated tõlgist nimega Svetlana Saveljeva, kes armus Ukraina sõdurisse ja püüdis temaga kohtuda. Ta võeti kinni ja peksti jõhkralt, et sundida teda üles tunnistama kuritegu, mida ta polnud toime pannud. Nimelt Ukraina relvajõududega liitumise katset, et teda saaks süüdistada riigireetmises. Ta on üks üha kasvavast arvust naissoost poliitvangidest, kes on süüdi mõistetud fabritseeritud süüdistuste alusel terrorismis, riigireetmises ja äärmusluses. Vene politoloog Vladimir Pastuhov usub, et Putini režiimi poolt kehtestatud repressioonide ja kontrolli tase läheneb ohtlikult sellele, mida nähti Nõukogude liidri Jossif Stalini ajal suure terroriperioodil. Arnon seevastu vaatab ajaloos veelgi kaugemale tagasi ja ütleb, et kui ja millal Putini käsutäitjad lõpuks pöörduvad mitte ainult avalikkuse liikmete, vaid ka kõrgeimates võimupositsioonides olevate inimeste vastu, muutub riigipöörde ja uue segaduste ajastu oht veelgi reaalsemaks. Putin tahtis, et teda mäletataks kui Venemaa tänapäeva Peeter Suurt. Tõenäolisem on aga, et ta läheb ajalukku uue Ivan Julmana. Nüüd saate sellest videost rohkem teada presidendi dramaatilisest allakäigust, mis uurib, kuidas Venemaad ootab ees alandav taktikaline kaotus. Või vaadake seda videot, et heita pilk ajalooraamatutesse ja näha, kuidas Venemaad võib ees oodata 3. dramaatiline kokkuvarisemine. Ja lõpuks kindlasti tellige see kanal, et saada rohkem sisukaid analüüse ja värskeid uudiseid Venemaa-Ukraina sõjast.